Tere kõigile! Loodetavasti on täna mind siis kuulda ja saame oma webinari ära teha. Kell on 7 ka, nii et tere tulemast kõigile, kes leidsid aega siis tulla vahetult kuulama. Ja samamoodi tervitan kõiki, kes hiljem siis seda järgi vaatavad ja kuulavad. Mina olen Lea endiselt ja endiselt olen Coral Clubi sõltumatu turustaja ja tegelikult järjest rohkem Coral Clubi toodete fänn. Sellepärast, et mulle tundub, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem hakkab inimese keha temaga kõnelema lihtsalt läbi erinevate selliste seisundite, mida nooremas eas ei olnud, erinevate võib-olla selliste vaevuste või mingisuguste uute tundmuste kaudu ja enne, kui tegelikult tekitada iseendas paanikat, mis minul siis viga on, tasub absoluutselt tutvuda selle olukorraga ilma emotsioonideta ja tihtipeale me jõuame ikkagi sinna maale, et vanemas vanuses keha ei toimeta enam nii nagu noorena ja tegelikult oma elustiili muutumisest või muutmisest õigemini toidulisandeid kaasates saab nendest seisunditest ikka väga nagu saab nagu ruttu sellest hirmust üle ja saab ka abi. Nii et igatahes väga huvitav on see eluperiood. Ja tänase webinari teema on siis kollageen ja see on hästi-hästi heas mõttes ära leierdatud teema, sellepärast et seda pakutakse väga palju, teda pakutakse igasuguses vormis, variandis sisse võtta, peale määrida ja ta tegelikult ongi kehas väga tähtis selline komponent ja meie tänase webinari teema ongi siis kollageen ilma müütideta, kellele, miks ja milleks. Ja ma ise seda teemat ette valmistades sain väga palju targemaks ja annan siis seda oma arusaamist edasi ka kuulajatele. Mis on kollageen? Kollageen tegelikult on valk ja ta on siis organismis number 1 valk, nii et terves kehas on meil seda 30–35% ja kõige rohkem kollageeni on nahas, aga samamoodi on teda luudes, kõhredes, juustes, küüntes, siseorganites, soolestikus, lihastes. Ja kollageen on nagu liim, mis hoiab keha koos ja annab siis meie kudedele tugevuse, elastsuse ja vastupidavuse. Nii et kolmandik kehast siis on valguliselt kollageen ja väga tähtis ja oluline komponent. Mis teeb selle kollageeni siis selliseks elastseks ja tugevaks? See on tegelikult tema selline loomupärane ehitus ja hiljem siin esitluse käigus natukene me vaatame ka, kuidas see kollageen kehasse tekib. Aga siin slaidi peal on siis ära näidatud, et kollageeni molekul tegelikult saab alguse keha poolt kokku seotud aminohapetest, mis moodustavad siis keti ja keha siis selle kollageeni molekuli loomise käigus hakkab sellest ketist moodustama siis selliseid kiudusid, millest hiljem saab siis selline tugev ja elastne kollageeni ühtne kiud. Nii et lihtsalt see keha oskab seda kollageeni niimoodi ehitada, et temast saab hiljem väga vastupidav ja raskelt venitatav kiud.
Küll aga, nagu ma siin juba alguses ütlesin ka, et keha vananeb ja hakkavad tulema sellised huvitavad ilmingud, siis kollageeniga on ka niimoodi, et mida vanemaks saab organism, seda vähem meie kehades kollageeni hakkab olema. Ja noor keha tõesti, ta saab ise pidevalt aru, mis tal vaja on ja kuna kõik rakud ja muud kehasisesed organid ja komponendid töötavad hästi, siis nooremates kehades sünteesitakse kõike kehale vajalikke koostisosi ise. Kui keha oskab mingisugust ühendit sünteesida, siis ta seda ka teeb. Ja kollageen on täpselt seesama, mida keha oskab ise sünteesida. Küll aga peale 25. eluaastat hakkab see keha võimekus ise kollageeni toota vähenema ja see lihtsalt tuleneb sellest, et keharakud vananevad ja aeglustavad oma tegevust ja kollageeniga seoses jällegi keha vajab ikkagi tegelikult seda kollageeni edasi, aga kui keha seda enam ise toota ei suuda, siis tuleb seda lihtsalt talle erinevatel viisidel juurde võimaldada. Ja siis see slaid nagu näitabki siis seda, et 25-aastaselt hakkab juba kollageeni tootmine vähenema ja siis edasi vanuse kasvades lihtsalt hakkab tekkima kollageeni puudus. Teatud vanuses lisandub veel kollageeni kadu. 50-aastaselt kaob ära juba umbes pool sünteesitavast kollageenist ja peale 50-ndat on see vähenemine ja kadu juba üsna selline stabiilselt suureneb, et ühesõnaga kogu aeg see kollageeni sünteesimine väheneb. Uurisin ka seda, mida tähendab kollageeni süntees ja sünteesimine tähendab siis seda, et keha lihtsalt ehitab raku sisse uue kollageeni molekuli ja see ei tähenda seda, et parandatakse vana või siis remonditakse siin midagi, vaid lihtsalt keha võtab sellest materjalist, mida nüüd inimene talle ise sisse annab toiduga ja elustiiliga ja oma siis liikumisega, elustiiliga just, et saab sellest materjalist siis ehitada uut kollageeni molekuli ja selleks kollageeni tekkimiseks, et seda ehitamist saaks alustada, on siis vaja kõigepealt põhjust ja üheks põhjuseks mul on toodud siia näiteks koormus, mis tähendab seda, et kui me läheme näiteks trenni ja me hakkame oma liigestele andma regulaarset koormust, siis keha saab aru, et selle liigese kvaliteetseks tööks on siis kollageeni juurde vaja ja ta hakkab seda tootma. Või siis näiteks nahaga seoses, kui tekib nahavigastus, siis siin esitluse alguses ma ütlesin ka, et kõige rohkem kollageeni on siis meil nahas ja kui tekib see nahavigastus, siis keha saab jälle aru, et selleks, et seda nahka uuesti nagu tervendada või tugevdada, parandada, on vaja kollageeni juurde toota ja see ongi siis see põhjus. Enamasti see põhjus on siis nagu kehaväline, enamasti. Siis teiseks on vaja kollageeni sünteesiks erinevat materjali ja materjalidena ongi siis toodud välja, et on vaja just erinevaid aminohappeid, mida tõesti saab kas kvaliteetsest toidust, mis tähendab siis seda, et me söömegi tõsiselt kvaliteetsest toorainest tehtud toitu, aga saab ka kvaliteetsetest toidulisanditest ja korraklaabin olemas täiesti heas toimimises ja kvaliteetne aminohapete toidulisand, nii et kes ei leia ikkagi endas seda jõudu oma toidulauda kõrges kvaliteedis kokku panna, et siis saab kasutada toidulisandeid. Ja siis on vaja veel võimekust, ehk siis on vaja kindlasti anda kehale C-vitamiini ja anda siis
erinevaid mikrotoitaineid nagu näiteks rauda, tsinki, väävlit ja vaske ja mõningaid veel. Ja oli kirjas ka see, et kui mõni lülisiit on puudu või nõrk, siis lõpptulemus kannatab. Ja selline väga standardne lause, et nii lihtne see ongi, et kui meie ei tee trenni, vaid lihtsalt istume päev otsa kuskil, õhtul istume diivanite ees, siis tegelikult meil ei teki kehasse füüsilist koormust ja seda kollageeni sünteesi seda ei algatata ka, sest lihtsalt ei ole põhjust. Ja samamoodi need teised komponendid siin kõik. Nii, aga mis toimub vanemas eas, toetuda siis sellele slaidile, mis oli siin üle-eelmine, et vanemas eas kollageeni tootmine väheneb. Esiteks, inimese keharakud, nad vähenevad ja tegelikult väsivad ja nad lihtsalt ei jõua enam samasuguse kiiruse ja võimekusega toimetada, nagu oli noortes kehades. Siis see kehareaktsioon koormuse tekkele on nõrgem. See tähendab seda, et kui noor inimene läheb trenni ja tõstab seal endale koormust ja liigesed hakkavad rohkem tööd saama, siis noor keha reageerib lihtsalt kiiremini ja see kollageeni sünteesimine algab kiiremini. Aga vanemas kehas rakud ei saa arugi, mis toimub, et lihtsalt järsku tekkis mingisugune koormus liigesele ja enne kui keha võtab selle omaks, et see koormus on nüüd järjepidev ja inimene näiteks hakkaski rohkem liigutama või näiteks kasvõi mingisuguseid võimlemisharjutusi tegema, et siis alles keha saab aru, et siin on kollageeni vaja. Ja paratamatult on vanemates kehades rohkem põletikku ja oksüdatiivset stressi, mis tähendab seda, et isegi kui rakud toodavad kollageeni, siis see kehasisene niisugune vanusega ja võib-olla ka keskkonnateguritest tingitud seisund enam ei võimalda sellel kollageenil nagu püsivalt kaua olemas olla ja teda hakkab nagu kaduma. Samamoodi kõik inimesed ei jälgi korralikult, kas vitamiine ja mikrotoitaineid antakse oma kehale piisavalt. Samamoodi, kui isegi inimene neid võtab, siis keha kasutab neid aeglasemalt. Ja veel, kuna vanemas eas ei ole nagu keha jaoks see kollageen enam komponent number 1, vaid see on juba nagu luksuskaup, siis keha hoolitseb teiste protsesside nagu toimetamise ja elus püsimise hoolitsemise eest rohkem ja kollageen siis on hoopis teisejärguline, et seda küll toodetakse, aga see pole enam number 1, sest lihtsalt muud protsessid, kas või põletikud või ükskõik mis siis vajavad hoopis rohkem tähelepanu keha jaoks. Ja üks, mis nagu siis käib väga siis sellises vanuses inimeste kohta, et kui inimene on ikkagi juba üle 50 või siis 60+ vanuses, siis ei piisa lihtsalt enam sellest, et teen ja söön nagu varem. Kui me tahame, et keha toodaks kollageeni edasi nagu nooruses, peab olema treening, toitumine ja taastumine teadlikult üles ehitatud, mitte lihtsalt aktiivne. Ja kes tahab, see saab väga palju juurde uurida, kuidas sellist nagu päevakava või siis ka ütleme elukava endale kokku panna, missugused soovitused on. Et ma käin lihtsalt iga päev käin natukene liikumas, see on absoluutselt hea ja liigesed hoiab töös, aga kollageeni tootmise seisukohalt ei ole see piisav. Et see lihtsalt peab olema hoopis teistel alustel ja hoopis teiste rõhuasetustega paika pandud trennikava. Nii et paratamatult see nii on, keha niimoodi toimetab ja tegelikult vanuse ilmingutega ei ole mõtet võidelda, küll aga saab nendega väga edukalt koostööd teha ja ikkagi ennast hästi tunda. Nii, aga kui nüüd kehades siis kollageeni väheneb, et mis siis me nagu tundma või nägema hakkame? Näeme naha kiiret vananemist ja no tõesti, kes iganes on nahaprobleemidega
nagu kokku puutunud. No tõesti, kortsud lihtsalt tulevad paratamatult inimeste näonahale, et seda lihtsalt ei saa märkamata jätta. Ja kui sa võib-olla vähesed inimesed või ütleme, mõned inimesed saavad aru 20-aastaselt, et selleks, et olla 30 aasta pärast ka sile ja kaunis, siis sa pead juba hakkama siis seda kollageeni tasemele tähelepanu pöörama oma kehas. Aga need, kes seda ei tee, need hakkavad siis vaikselt 40-aastaselt märkama juba kortsukesi ja siis läheb veel 10-20 aastat edasi ja siis on see juba üsna raskesti reguleeritav protsess. Siis juuste küünte kasvu ja struktuurihäired, see on suhteliselt sage probleem. Nõrgad küüned, nõrgad juuksed, sellega nagu toimetamiseks ja selle probleemi ületamiseks kindlasti võiks kaaluda kollageeni jälgimist oma igapäevastes valikutes. Siis liigesevaevused, lihasnõrkused, nägemise langemine, siis siseorganite vajumine, kõik sellised nagu seisundid, millega inimene tõesti võib kokku puutuda suhteliselt sagedasti ja ikkagi on see kõik seotud, mitte siis ainult muidugi, aga ühe tegurina kollageeni vähenemisega kehas. Ja on siis kindlaks tehtud, et kollageeni on üle 20, täpsemalt on öeldud 28 erinevat tüüpi kollageeni, aga kõige rohkem meie kehas esineb siis esimest, teist ja kolmandat tüüpi kollageeni ja veel on siis kindlaks tehtud, et esimest tüüpi kollageeniga on seotud nahk, kõõlused sidemed, kõhred ja luud, siis teine on silma ja kõhretega seotud ja kolmas tüüp on nahk ja soolestik, kopsu, maksa ja põrnakoed. Nii et selline teadmine siis ka. Siis natuke rohkem tähelepanu on pööratud nahale. Ja nahas on tõesti kollageen komponent number 1 ja see on siis 75% nahakoostisest moodustabki kollageen. Ja siin on siis näidatud, et kui meie nahk koosneb 3 kihist, siis kollageen asub nendest kihtidest keskel ja see pilt iseloomustab väga hästi, et kui meie kehades on piisavalt kollageeni, see on piisavalt kvaliteetne, siis selles naha keskmises kihis on see kollageeni kiht tugev, elastne ja sellepärast ei langegi see naha pindmine kiht sisse. Selle keskmise tugeva kihi peal püsib sile ja prink nahk. Nägu on kogu aeg selge, kontuuriga, kortsud ei teki, sellepärast et nad lihtsalt ei vaju, neil ei ole kuskile vajuda, kollageen on all kogu aeg vastas. Kui kollageen kogu aeg taastootmine toimub ja uueneb selles keskmises kihis, siis naha pealmine kiht uueneb ka kogu aeg püsivalt ja kvaliteetselt, sellepärast et meie nahk uueneb ju seest väljaspoole ja nahk on püsivalt kaitstud ka. Et kui tekibki see nahavigastus, millest ma alguses rääkisin, siis lihtsalt see kvaliteetne kollageen asub seda nahavigastust kohe likvideerima ja lihtsalt see nahk ongi rohkem kaitstud. Aga kui nüüd see kollageeni hulk väheneb ja tema kvaliteet langeb, ehk siis kollageeni süntees aeglustub, siis selle keskmise kollageeni kihi kiud muutuvad paksemaks ja lühemaks. Kollageeni laguneb rohkem, kui seda peale toodetakse ja kahjustunud kollageen kuhjub nahas, naha elastsus ja tugevus väheneb, tekivadki kortsud, sellepärast et nahk vajub sisse ja tekib ebaühtlane toon ja täpselt seda me siis oma vanuse kasvades märkama hakkame ka. Kuidas kollageeni defitsiiti kehasse siis või kuidas seda täita? Üks võimalus, määrime kreemi peale, aga
mitte seda, et see kreem ei oleks hea ja seda ei võiks soovitada, siis küll aga ei tasuks ennast lasta nagu ahvatleda nendest reklaamidest, mis ütlevad, et see kreem lahendab kõik teie naha kollageeni probleemid ja aitab veel täiendavalt keha sees kollageeni sünteesi aktiveerida. Et kuna nahk on pealt ikkagi väga tugev, siis on väga vähe võimalusi, et see peale määritud kollageenirikas kreem jõuab väga kaugele või väga sügavale naha sisse. Ja eriti see puudutab just odavamaid kreeme, sellepärast et kõikide kaupade puhul peab meeles pidama seda, et odav asi ei saa olla mitte kunagi kvaliteetne, sellepärast et mitte ükski ettevõtja ei müü maha oma kvaliteetsest toorainest toodetud kaupa odava raha eest. Mingil määral paremini toimivad kindlasti need kreemid, mis maksavad mitusada eurot, aga see ei tähenda ka seda, et need on mingisugused imevahendid. Küll aga võib ka odav kreem mingil määral seda nahka pehmendada ja teha lihtsalt selliseks natukene niiskemaks, natukene selliseks siledamaks ja tekitab sellise ajutiselt hea tunde. Nii et mitte seda, et kreemi ei peaks kasutama, ikka nagu võib, aga kollageeni saamiseks on lihtsalt teised allikad. Siis süstid. Süstid on siis sellised ikkagi kaasaegsema aja nähtused. Ja minul isiklikult ei ole ühtegi süstimise kogemust sellelaadset, ei oska seda nagu jagada. Küll aga on öeldud seda, et süst on alati paikse toimega, et kui see süst tehakse kuskile otsaette, siis tema mõjub ka otsaette ja kuskile liigesesse selle süsti mõju ei ulatu. Siis on kollageeni sisaldavad toiduained. See hakkab juba natukene paremaks minema, küll aga peab meeles pidama seda, et kui me sööme kollageeni rikkaid toiduaineid või kollageenirikkaid toite, siis see ei ole üksi piisav selleks, et keha hakkaks uuesti kollageeni tootma, sest see täpselt toetub sellele eespool näidatud slaidile, et kollageeni tootmiseks on vaja mitu etappi, mitte ainult see, et me anname kehale aminohappeid ja toite, mis kollageeni sisaldavad. Aga see on juba vähemalt samm sinna suunas, et inimene nagu võimaldab oma kehasse pääseda nendel komponentidel, mis kollageeni tootmist siis nagu aitavad. Ja viimased on siis erinevad toidulisandid ehk siis nutrikosmeetika ja toidulisandid on nagu kõige kvaliteetsemad sellepärast, et neid saab võtta täpselt nagu suunatuna kindlate probleemide likvideerimiseks või toetamiseks. Siis kui meil on vaja liigeseid toetada, siis me võtame liigest toetavaid toidulisandeid ja igasuguseid muid ka seedimise jaoks või milleks iganes. Nii et sellepärast on need toidulisandid siis kõige sellised soovituslikumad selle protsessi parandamiseks. Nii, mis on siis see nutrikosmeetika? Ongi kreemid, nad toimivad ainult naha pealmistes kihtides, aga nutrikosmeetika toimib seestpoolt. Süstid on ainult piiratud pindalaga, aga nutrikosmeetika toimib terves kehas ja toidust saadav kollageen, ta nagu ei omastu halvemini, aga ta lihtsalt tahab saada muud tegevust kõrvale. Et sinna ei saa tõmmata nagu võrdusmärki, et söön palju kala ja mul on kohe kehas palju kollageeni. Et sellist võrdusmärki ei saa olla. Aga toidulisandid saab siis tõesti võtta
täpsete portsjonitega ja doseerida ja enamasti on nad väga hea omastavusega ka. Nii. Ja meie siis esimene toode, mida täna selle pika sissejuhatuse peale esitlema hakkan, on siis Coral Clubi Promariin kollageeni peptiidid. Ja see on siis just nimelt esimese ja kolmanda tüübi merelist päritolu kollageen, mõeldud naha, tugevate küünte ja läikivate juuste heaks. Ja selline näeb siis välja tema pakend. Nii, mis mõju tal on? Kõigepealt mõjub hästi näole ja aeglustab ealisi muutusi. Aitab siis vähendada kortsude teket, vähendab kuivust ja parandab selle näo sellist lõtvumist. Siis hoiab keha pringis ja toonuses ja vähendab tselluliidi ilminguid. Ja aitab siis tagada läikivad juuksed, tugevamad küüned, sellepärast et ta parandab juustes oleva kerantiini sünteesi. See on vedel ja ta on 50 milliliitristes pudelites. Teda saab väga täpselt doseerida, sest 50 milliliitrit ongi ühe päeva doseerimise kogus. Teda on väga mugav juua, sellepärast et teda saab juua otse pudelist ja ta on väga kõrge omastatavuse või siis biosaadavusega. Nii et selles mõttes hea kasutada väga parajas koguses ja väga hea maitsega ka. Nii, ja kuna ta on merelist päritolu, siis ta sobib siis ka erinevate selliste toitumiseelistustega inimestele, et kes liha ei söö, seda saab ikka kasutada, sellepärast et kõik inimesed siis, kes on veganid, ei välista kala oma toidusedelis ja siis ei kanna riski nakatuda erinevatesse loomsetesse haigustesse. Et see on ka välistatud. Nii, veel on see kollageen hüdrolüüsitud ja see tähendab seda, et kui kollageeni molekul iseenesest on nii suur ja kui seda ei hüdrolüüsitaks, siis meie rakkudest ei lähe see lihtsalt läbi oma suuruse tõttu. Aga hüdrolüüs tähendab seda, et see kollageeni molekul lõhustatakse väiksemateks osadeks ja nendest saavad siis teatud töötluse käigus peptiidid ja peptiidid on juba piisavalt nii väikesed osakesed, et meie rakud saavad need võtta nagu kergesti sisse ja nendega siis toimetama hakata ja see tähendab või see võimaldabki nagu seda biosaadavust siis parandada ja nagu garanteerida, et rakud selle kõik kätte saavad. Nii, siis meie siis see Promariin kollageen peptiid kingib inimesele mõju, mis on pikaajaline, sellepärast et ta on väga kvaliteetne ehitusmaterjal kollageeni ja elastiini uute kiudude sünteesiks ja samamoodi stimuleerib siis keha enda kollageeni tootmist. Näeb ta välja selline pudel. Selline roosa pudel, 50 milliliitrit, hüdrolüüsitud, biosaadavat merelise päritoluga kollageeni ühes portsjonis. Lisaks on Coral Club siia kollageenile juurde pannud veel C-vitamiini, mis tegelikult ongi kollageeni sünteesimise üks olulisem komponent, et see oleks olemas. Ja kuna keha ise jälle C-vitamiini sünteesi, vaid see tuleb alati anda kehale kas toiduga või toidulisandiga, siis C-vitamiini menüüs hoidmine on elulise tähtsusega tõesti. Ja veel on sellesse tootesse ühendatud B7 ja B6 vitamiin, et üks siis toetab lihtsalt kollageeni sünteesi protsessi ja teine aitab luua kollageeni peptiididest kollageeni tugevaid kiudusid.
nii et need lisandid teevad siis selle põhitoote või põhitooraine veel kvaliteetsemaks. Mis teeb siis temale hea maitse, on selline tsitruselise apelsini sidruni maitse ja natukene ka sellist õuna maitset on juures. Ta on tehtud ka magusaks, aga on tehtud magusaks siis taimse päritolu magustajatega ja mis siis on madala kalorsusega. Ja lisaks on veel õunapektiini, õuna ja mustikamahla kontsentraati. Nii et seda võib isegi natukene nagu magustoidu asemel võtta. Et väga selline hea maitseelamus ja kasulik ka veel. Siis klaas pudelis, jah, on selline tugev ja korralik pakend ja kes tahab siis sellega näiteks minna kas või kuskile reisile, siis 50 milliliitrit on ka lennureisi juures kogus, mis läheb läbi käsipagasiga ja samamoodi kui need pudelid saavad ükskord tühjaks, siis neid saab ju tegelikult taas täita mis tahes vedelikega, et neid siis reisile kaasa võtta. Lihtsalt selline hea käepärane ja hea korgiga suletav pakend. Nii et täiesti nagu kasulik on see klaas ja samamoodi klaas on oluliselt kvaliteetsem kui plast, kus igasuguseid erinevaid plastimürke võib jälle selle pudeli sisu sisse nagu imbuda ja samamoodi selline klaaspakend hoiab selle pudeli sisu värskena ja on ka tegelikult ökoloogiline. Nüüd on tehtud ka uuringuid selle toote väljatöötajate meeskonna poolt ja uuringute tulemusena on siis saadud teada, et kes kasutab 4 nädalat kollageenipeptiide, siis naha niisutatus oli tõusnud 9,8%, kollageeni tihedus nahas oli tõusnud 10,6% ja samas naha lõtvumine oli vähenenud lausa 1/5 võrra ja naha ebatasasus siis 13%. Nii et sellised tõhusad tulemused minu arvates. Ja soovitatakse võtta siis 1 kuur korraga, mis on siis 1 kuu ehk siis 4 nädalat ja siis hakkab juba vähehaaval siis neid tulemusi märkama. Ja siinkohal nagu ütlen ka seda, et mida vanem on inimene ja mida vähem on kehas kollageeni, seda kauem võtab aega selle kollageeni toimimise tulemuslikkuse ilmnemine inimesele endale, et võib nagu tunduda, et ma võtsingi nüüd ära terve selle kuu 3 pudelit või 3 pakendit võtsin ära ja nagu midagi ei muutunud. Aga kõigepealt keha hakkab alles täitma seda tühimikku kehas, mis on tekkinud selle kollageeni kao ja vähese tootmise tagajärjel. Ja kui inimene siis järjepidevalt endale seda kollageeni kenasti erinevate võtetega sisse nagu annab, siis ükskord saab see tühimik täis ja alles siis hakkab välja paistmine, et see kollageen on ka päriselt olemas. Nii et tegelikult on siis jah, mida vanem on inimene, seda rohkem on vaja kannatlikkust ja järjekindlust, et näha sellel kollageenil siis erinevaid tulemusi välispidiselt. Ja siin on öeldud ka, et närtsinud naha puhul võib pikendada kuni 2 kuud. Kunagi ka oli, ma ei oska praegu enam öelda, kas see oli äkki moekunstnik, keegi, üks selline vanem daam, kes nägi ikkagi seal kuskil 70-ndates, 80-ndates eluaastates välja päris selline nooruslik ja siis küsiti ta käest, et mis ta endaga nagu teeb, et ta nii hea välja näeb ja siis ta luges ette seal mingisugused asjad, mis ta teeb ja üks nendest oli siis, et ämbrite kaupa joob kollageeni.
jah, võib-olla ega tegelikult inimeste kehad toimivad ju väga individuaalselt, et see, mis mõjub ühele, ei pruugi mõjuda teisele ja see, mis ühel mõjub hästi, annab teisele hoopis võib-olla mingisuguse sellise noh, mingisuguse haigusliku tunnuse, et mis iganes, lööb kõhu lahti või võtab pea valutama või mida iganes. Et siis seda ei saa nagu võrdusmärgiga jälle tõmmata, et kui me hakkame nüüd vanemas eas ämbrite viisi kollageeni jooma, et siis meil kõigil näonahk läheb ilusaks. Et tegelikult on ka kollageeni ülemanustamisel kehale siiski tagajärjed ja igal juhul siis kõikide toidulisandite puhul peab kinni pidama pakendil soovitatud kogustest, et mitte ükski üledoseerimine pole mitte kunagi kasulik ja täpselt seesama on ka siis kollageeni puhul. Nii et me võime neid kasutamise aegu nagu pikendada, et teeme siis 2 kuuri järjest, 8 nädalat, aga me peame ikkagi jälgima enesetunnet ja oma kehareaktsioone, et see on nagu kõige esimene selline tunnus, kas meile mingisugused toimingud, mis me siis teeme, kas või toidulisandite valimine, kas see siis toimetab meil või mitte. Nii et selline soovitus siis siinkohal ja kuu hakkab meil kohe läbi saama ja tegelikult on täna ja homme on ainult veel see pakkumine meil siis 10%-ses sooduses. Nii et siin on toodud siis hinnad siis meie kliendikonto omanikele, et kõigil, kellel on kliendikonto, saab koguda boonuspunkte ja saavad siis kasutada klubi hindu. Ja hetkel siis täna ja homme on see klubi hind veel 144 €, mis on siis 10% odavam. Ja 1 kuur on siis 3 pakendit ehk siis 30 pudelit, iga päev 1 pudel. Siit tulebki jah see just, et jaehind on muidu 200 € klubi, ühesõnaga jaehind siis nendele, kellel ei ole kliendikontot, klubi hind 160 € ja selle kuu lõpuni kampaania hind 10%, 144 €. Nii, see oli siis meie kollageen, mis on sissevõetav, aga Coral Clubil on ka veel üks kollageeni toode, tegelikult on neid isegi veel 2, aga täna ma hästi põgusalt räägin veel ühest ja see on siis meie kollageeni näomask, mis on siis kangasmask ja see on jälle väga kompetentsete teadlaste ja kosmeetikute poolt välja töötatud toode. Küll aga läheb ta ka ikkagi sellesse kategooriasse, millest ma alguses rääkisin, et ta on näo peale kantav toode ja ta on küll suhteliselt tõhus ja ta aktiveerib seda kehasisest kollageeni tootmise protsessi, aga ta siiski on nõrgema toimega kui see sissevõetav kollageen, millest see tänane esitlus on üleni olnud. Nii et näonahale on ta igal juhul kasulik. Ta on kortsude arvu ja sügavust vähendav, nahaelastsust tugevdav ja suurendav ja siis mingil määral siis stimuleerib enda kollageeni sünteesi, mitte siis võrdselt selle vedelikuga. Aga kui me toetame ennast selle kollageenpeptiididega seestpoolt ja järjepidevalt kasutame näo peal kollageeni maski, vot siis on koostoime küll nagu tõhus, sellepärast et üks mõjutab väljaspoolt, teine seespoolt ja keha lõpuks ikkagi hakkab sellele reageerima ja muutuma siis ilusamaks. Nii, aga mis mask see on? See on siis biotselluloosmask, merevee, kollageen tripeptiidide, HAPA5 peptiidide ja argireliini peptiididega. Üks nendest siis aitab siluda väikeseid kortse, siis üks aitab takistada uute kortsude teket ja kolmandaks veel maksikollageen on siis uuenduslik tripeptiin, tõhus kollageeni komponent.
Ja kes nüüd pole seda maski proovinud, siis kui sa võtad selle maski pakendi lahti, siis see mask ise on seal, panen korraks selle keskmise pildi siia tagasi. See mask ise on sellise keel ja aine sees ja see ongi tegelikult lõpuks see toimet võimaldav aine siis. ja kui see mask sealt keeli seest välja võtta, siis tuleb tal nii alt kui pealtpoolt eraldada veel selline lisakaitsekiht, siis saab selle maski omale venitada täpselt niimoodi näo peale, nagu siin pildi peal on, hoida kuskil 15 kuni 20 minutit ja siis ära võtta. ja tegelikult jääb seda massi sinna kotikese sisse päris palju alles ja on siis kaks võimalust, kas kasutada seda maski uuesti järgmisel päeval, et teed uuesti selle keeliga kokku ja kasutad veel kord või siis teine asi, et võtad selle keeli ja määrid omale näiteks kaela ja dekoltee peale täiendavalt sisse ja siis saab veel rohkem kehapind nagu seda välist kollageeni toimet. nii et ja soovitatakse veel kuskil 2 kuni 3 korda nädalas seda maski kasutada, päris sagedasti tegelikult, aga ainult niimoodi me siis tegelikult oma nahka kaitseme ja toidame ja niisutame, nii et järjepidevus on siin ka selline märksõna, mis annab tulemust ja korra nädalas või 2 korda kuus lihtsalt seda tulemust ei anna ja selline ta on. nii et see oli siis see, mida mina täna tahtsin teile öelda. Aitäh kõigile, kes kuulasid ja kas keegi tahab midagi näiteks küsida? Tekkis mingisuguseid mõtteid, mingit huvi või küsimusi? Tundub, et keegi ei taha küsida.